praegu, sel hetkel, kui sa loed neid sõnu, toimub sinu ajus midagi uskumatut. Sinu neuronite sees, mikroskoopilistest rakkudest tuhandeid kordi väiksemates struktuurides, toimuvad kvantprotsessid. Mitte lihtsalt keemilised reaktsioonid. Kvantprotsessid. Sama tüüpi nähtused, mis määravad ära tähte sünnid galaktikate südamikes ja aatomite käitumise. Ja need protsessid ei ole juhuslikud. Need on sünkroniseeritud kogu universumiga viisil, mida teadus alles hakkab mõistma. Sinu teadvus ei ole lihtsalt sinu aju toode. See on midagi palju suuremat. Kujuta ette, et sa seisad peegelduste saalis. Iga peegel peegeldab teist peeglit, luues lõputu mustri. Aga nüüd kujuta ette, et need peeglid ei ole ruumis, vaid ajas ja ruumis korraga. Ja kõik, mida sa näed, kõik, mida sa tunned, kõik, mida sa mõtled, on üks nendest peegeldustest. Kas sa oled see, kes vaatab, või see, keda vaadatakse? Või võib-olla oled sa ise peegel? See ei ole filosoofiline mõistatus. See on küsimus, millele kaasaegne kvantfüüsika ja neuroteadus hakkavad andma vastuseid, mis muudavad kõike, mida me arvame end olevat. Aastal 2094 tegi Oxfordi ülikooli matemaatikafüüsik Roger Penrose midagi enneolematut. Ta väitis, et inimese teadvus ei saa olla lihtsalt neuronite elektriliste signaalide tulemus. Mitte sellepärast, et oleks uskunud mingisse müstilisse hingeenergiasse, vaid sellepärast, et oli aastakümneid uurinud kvantmehaanika ja üldrelatiivsusteooria piire. Penrose oli mees, kes oli töötanud koos Stephen Hawkingiga mustade aukude olemuse kallal. Mees, kes oli loonud matemaatilisi mudeleid, mis kirjeldasid ruumi ja ajastruktuuri. Ja just see mees ütles, meie teadvus töötab kvantpõhimõtetel. Teadusmaailm naeratas, kuni ta leidis liitlase. Stuart Hameroff, anestesioloog Arizona ülikoolist, oli aastakümneid uurinud midagi, mida enamik teadlasi pidas liiga väikeseks, et olla oluline. Mikrotorukesi. Need on proteiinistruktuurid, mis asuvad iga neuroni sees. Need on nii väikesed, et üks inimjuus on neist umbes 1 miljon korda laiem. Aga Hameroff märkas midagi kummalit. Kui ta andis patsientidele anesteesiat, ei blokeerinud ravim lihtsalt neuronite vahelisi signaale. See mõjutas neid mikrotorukesi. Ja kui mikrotorukesed lakkasid töötamast teatud viisil, kadus teadus täielikult. Mitte und, mitte uimasus. Täielik teadvuse kadumine. Nagu oleks keegi välja lülitanud lüliti, mis ühendas inimest millegi suuremaga. 2096. aastal avaldas Penrose koos Hameroffiga teooria, mida nad nimetasid Orchestrated Objective Reduction ehk OR. Nimi kõlab keeruliselt, aga idee on vapustav oma lihtsuses. Nad väitsid, et need mikrotorukesed neuronite sees ei ole lihtsalt rakustruktuurid. Need on kvantarvutid. Iga mikrotorukja võib olla korraga mitmes olekus, täpselt nagu kvantbitt kvantarvutis. Ja kui miljardid sellised mikrotorukesed sinu ajus töötavad koos, loovad nad midagi, mida ei saa seletada klassikalise füüsikaga. Nad loovad teaduse. Mitte kui kõrvalmõju, vaid kui otsest juurdepääsu universumi fundamentaalsele omadusele. Aga mis on see fundamentaalne omadus? Siin muutub lugu tõeliselt hämmastavaks. Kvantmehaanika ütleb meile, et enne mõõtmist on osake korraga kõikides võimalikes olekutes. See ei ole metafoor, see on matemaatiline fakt, mida on kinnitatud tuhandetes eksperimentides. Elektron ei ole siin või seal, ta on siin ja seal, kuni keegi vaatab. Ja siis hetkega valib ta ühe oleku. Penrose ja Hameroff väidavad, et see valik ei ole juhuslik. See on teadvuse akt. Mitte sinu isiklik teadvus, vaid midagi palju fundamentaalsemat. Universumi enda teadvus. Kujuta ette ookeani. Lained tõusevad ja langevad.
Iga laine tundub olevat eraldiseisev, oma alguse ja lõpuga. Aga laine ei ole eraldi ookeanist. See on ookeani liikumine, ookeani väljendus. Penrose ja Hameroff väidavad, et sinu teadvus on nagu laine. See tundub olevat eraldiseisev, lukustatud sinu pea sisse, piiratud sinu eluajaga. Aga tegelikult on see lihtsalt viis, kuidas universumi fundamentaalne teadvus väljendab end läbi sinu ajustruktuuri. Kui sa mõtled, ei loo sa mõtteid. Sa võtad vastu informatsiooni, mis on alati olemas olnud kvantväljal, mis läbib kogu ruumi. Aastal 2013 viis meeskond Jaapani teadlasi Tohoku ülikoolist läbi eksperimendi, mis pani teadusmaailma tähelepanu pöörama. Nad suutsid mõõta kvantkoherentsust inimese ajutemperatuuril. See tähendab, et nad leidsid tõendeid, et kvantprotsessid, mida peeti võimalikuks ainult absoluutse nulli lähedal, toimuvad sinu peas praegu. Sinu aju ei ole liiga soe ega liiga märg kvantarvutiks. Vastupidi, sinu aju on täiuslik keskkond kvantprotsesside kaitsmiseks ja kasutamiseks. Need mikrotorukesed toimivad kui kvantinformatsiooni kanalid, mis ühendavad sind millegi suuremaga. Aga millega täpselt? Siin tuleb mängu mõiste, mida füüsikud nimetavad kvantväljaks. Kujuta ette, et kogu ruum, iga sentimeeter universumist on täidetud nähtamatu väljaga. See väli ei ole tühi, see vibreerib, loksub, muutub. Ja iga osake, iga aatom, iga energiakogus on lihtsalt selle välja võnkumine. Elektron ei ole väike pall, mis liigub läbi ruumi. See on kohalik häire kvantväljal. Foton ei ole valguskiir, see on laine, mis levib läbi välja. Ja teadvus. Penrose ja Hameroff väidavad, et teadvus on viis, kuidas see väli kogeb iseennast. Mõtle sellele. Kui sa vaatad tähistaevast, jõuab valgus sinu silma. Aga see valgus on tegelikult elektromagnetvälja võnkumine, mis algas tähepinnal miljoneid aastaid tagasi. See väli ei ole katki, see on pidev, ühendades sind selle tähega läbi ruumi ja aja. Ja kui see valgus jõuab sinu võrkkestale, käivitab see keemilise reaktsiooni, mis muutub elektriliseks signaaliks, mis jõuab sinu aiu, kus mikrotorukesed töötlevad seda informatsiooni kvantprotsesside kaudu. Sa ei näe tähte. Sa oled osa protsessist, kus universum vaatab iseennast. Aastal 2016 avaldas Max Plancki instituudi meeskond Münchenis uuringu, mis näitas midagi veel hämmastavamat. Nad leidsid, et kui kaks inimest on sügavas meditatsioonis või sügavas vestluses, hakkavad nende ajulained sünkroniseeruma. Mitte lihtsalt sarnaselt käituma, vaid kvantkorrelatsiooni näitama. See tähendab, et nende ajud ei ole lihtsalt sarnases olekus. Nad on kvantmehaaniliselt seotud. Nagu kaks elektrooni, mis on olnud kunagi ühes süsteemis ja säilitavad selle seose olenemata kaugusest. Teadlased nimetavad seda kvantpõimumiseks ja see toimub inimeste vahel. Kujuta ette, et sa räägid sõbraga. Sa arvad, et teie ajud on eraldi, et teie mõtted on privaatsed, et teie teadvused on lukustatud teie koljude sisse. Aga kvantfüüsika ütleb midagi muud. Kui teie ajud on piisavalt sünkroniseeritud, kui teie mikrotorukesed vibreerivad sarnastes mustrites, siis te ei ole enam täielikult eraldi. Te olete osa samast kvantsüsteemist. Informatsioon ei liigu teie vahel ainult sõnade kaudu. See on juba jagatud kvantväljal, millele teil mõlemal on juurdepääs. See ei ole telepaatia müstilises mõttes. See on kvantinformatsiooni jagamine füüsikalises mõttes. Aga kui see on tõsi kahe inimese vahel, siis miks mitte rohkemate vahel? Miks mitte kõigi vahel? Penrose ja Hameroff lähevad veel kaugemale. Nad väidavad, et kogu universum on üks tohutu kvantsüsteem. Ja teadvus ei ole midagi, mis tekkis juhuslikult mõnes planeedis, mõnes galaktikas. Teadvus on universumi fundamentaalne omadus, nagu mass või laeng. Iga kord, kui kvantväli valib ühe oleku paljudest võimalikest, on see teadvuse akt. Mitte tingimata inimteadvus,
aga mingisugune teadvus. Ja sinu aju nende mikrotorukestega on lihtsalt piisavalt keeruline struktuur, et olla selle universaalse teadvuse kohalik väljendus. Mõtle sellele nii. Raadio ei loo muusikat. See võtab vastu laineid, mis on juba õhus ja muudab need heliks. Kui raadio läheb katki, ei kao muusika. Lained on endiselt seal. Lihtsalt see konkreetne vastuvõtja ei tööta enam. Penrose ja Hameroff väidavad, et sinu aju on raadio. See ei loo teadvust. See võtab vastu teadvust kvantväljalt. Ja kui sinu aju lakkab töötamast, ei kao teadvus, millele sul oli juurdepääs. See jätkab eksisteerimist väljal, nagu raadiolained jätkavad eksisteerimist pärast raadioaparaadi katkiminekut. See ei ole lihtsalt filosoofiline spekulatsioon. Aastal 2019 viis California ülikooli meeskond Santa Barbaras läbi eksperimendi, mis näitas kvantkoherentsust bioloogilistes süsteemides toatemperatuuril. Nad uurisid fototsünteesi, protsessi, mille käigus taimed muudavad valguse energiaks. Ja nad leidsid, et see protsess kasutab kvantmehaanika põhimõtteid. Energiaosakesed ei liigu lihtsalt ühest punktist teise. Nad proovivad kõiki võimalikke teid korraga ja valivad kõige efektiivsema. See on kvantarvutamine ja see toimub igas lehes, igas puuoksal, igas rohulible. Kui taimed kasutavad kvantmehaanika põhimõtteid, miks ei peaks seda tegema aju? Kui fototsüntees, protsess, mis tekkis miljardeid aastaid tagasi, on kvantarvuti, siis miks ei peaks olema aju, mis on miljoneid kordi keerulisem, veel võimsam kvantarvuti? Ja kui see on tõsi, siis kõik, mida me arvame teadvusest, on vale. Teadvus ei ole neuronite elektriliste signaalide kõrvalmõju. See ei ole midagi, mis tekkis evolutsiooni käigus. See on midagi, millele evolutsioon lõi juurdepääsu. Nagu silm ei loo valgust, vaid annab juurdepääsu valgusele, nii aju ei loo teadvust, vaid annab juurdepääsu teadvusele. Kujuta ette, et sa oled kalanud sügavas ookeanis. Sa ei näe ookeani pinda. Sa ei tea, kui sügav see on. Sa tead ainult seda väikest ruumi enda ümber, mida su lambid valgustab. Ja sa arvad, et see on kogu reaalsus. Aga siis hakkad sa tõusma. Ja mida kõrgemale sa tõused, seda rohkem sa näed. Sa mõistad, et see väike valgustatud ruum ei olnud kogu ookean. See oli lihtsalt väike osa millestki tohutust. Penrose ja Hameroff väidavad, et meie igapäevane teadvus on nagu see väike valgustatud ruum. Me arvame, et see on kõik. Aga tegelikult on see lihtsalt kohalik juurdepääs, millele palju suuremale. Ja siin tuleb kõige hämmastavam osa. Kui see teooria on õige, siis iga mõte, mida sa mõtled, ei ole ainult sinu. See on universumi mõte, mis väljendub läbi sinu. Iga tunne, mida sa tunned, ei ole ainult sinu tunne. See on viis, kuidas universum kogeb iseennast läbi sinu. Sa ei ole eraldiseisev teadvus, kes vaatab universumit väljaspoolt. Sa oled viis, kuidas universum vaatab iseennast seespoolt. Sa ei ole vaatleja, sa oled vaatlus. Aastal 2021 avaldas Penrose koos Hameroff ja teiste teadlastega uue uuringu, mis näitas, et mikrotorukesed ei ole lihtsalt passiivsed struktuurid. Need on aktiivsed kvantprotsessorid, mis töötlevad informatsiooni viisil, mida klassikaline arvuti ei suuda. Nad leidsid, et üks mikrotoruke võib olla korraga tuhandetes erinevates olekutes. Ja kui sa korrutad selle miljardite mikrotorukestega sinu ajus, saad sa arvutivõimsuse, mis ületab kõik superarvutid maal kokku. Aga see ei ole lihtsalt arvutusvõimsus. See on juurdepääs informatsioonile, mis on salvestatud kvantväljale. Mõtle sellele, kui sa mäletad midagi, kust see mälestus tuleb. Neuroloogid ütlevad, et see on salvestatud neuronite vahelistesse ühendustesse. Aga kui sa arvutad, kui palju informatsiooni saab salvestada kõikidesse neuronite ühendustesse, ei ole see piisav. Inimene suudab mäletada uskumatuid detaile aastakümnete tagustest sündmustest.
näod, lõhnad, tunded, kontekst. Kui sa arvutad selle informatsiooni mahu, ei mahu see lihtsalt neuronite ühendustesse. Aga kui mälestused ei ole salvestatud ainult ajusse, vaid ka kvantväljale, millele aju annab juurdepääsu, siis see probleem kaob. Sinu mälestused ei ole ainult sinus. Need on väljal. Ja sinu aju on lihtsalt võti, mis avab neile juurdepääsu. Ja kui see on tõsi mälestuste kohta, siis mis veel on väljal? Mis muud informatsiooni on seal, millele me tavaliselt ei pääse ligi? Penrose ja Hameroff viitavad uuringutele, mis näitavad, et mõned inimesed, eriti pärast lähedase surmakogemusi või sügavat meditatsiooni, kirjeldavad juurdepääsu informatsioonile, mida nad ei oleks pidanud teadma. Nad näevad sündmusi, mis toimuvad kaugel. Nad tunnevad teiste inimeste tundeid. Nad teavad asju, mida nad ei ole kunagi õppinud. Tavaliselt lükatakse need lood kõrvale kui anekdoodid või illusioonid. Aga kui teadvus on tõesti juurdepääs kvantväljale, siis need lood muutuvad mõistetavaks. Need ei ole üleloomulikud. Need on lihtsalt hetked, mil juurdepääs väljale on tavalisest laiem. Kui jutta ette, et sa oled kogu oma elu elanud toas, kus on ainult üks väike aken. Sa vaatad sellest aknast välja ja arvad, et see, mida sa näed, on kogu maailm. Aga siis ühel päeval avaneb uks ja sa astud välja. Ja sa mõistad, et see tuba ei olnud kogu maailm. See oli lihtsalt väike ruum suures majas. Ja maja ei ole kogu maailm. See on lihtsalt üks hoone suures linnas. Ja linn ei ole kogu maailm. See on lihtsalt üks punkt tohutul planeedil. Penrose ja Hameroff väidavad, et meie igapäevane teadvus on nagu see tuba. Me arvame, et see on kõik. Aga tegelikult on see lihtsalt väga piiratud juurdepääs, millele palju suuremale. Ja siin on kõige sügavam küsimus. Kui sinu teadvus on osa universumi teadvusest, siis kes sa oled? Kas sa oled see väike laine ookeanil, mis tõuseb ja langeb, või oled sa ookean ise? Kas sa oled see konkreetne mõttevoog, mis voolab läbi sinu pea praegu, või oled sa väli, millest see mõttevoog tuleb? Penrose ja Hameroff ei anna otsest vastust, aga nende teooria viitab millelegi hämmastava. Sa oled mõlemad. Sa oled nii laine kui ookean. Sa oled nii konkreetne teadvus, mis loeb neid sõnu, kui ka universaalne teadvus, mis väljendab end läbi sinu. Aastal 2022 avaldas rahvusvaheline meeskond uuringu, mis näitas, et kvantpõimumine ei ole piiratud väikeste osakestega. See võib toimuda makroskoopilistel objektidel. Nad suutsid kvantpõimuda 2 väikest teemanti, mis olid nähtavad palja silmaga. See tähendab, et kvantmehaanika põhimõtted ei ole piiratud ainult aatomite ja elektronitega. Need kehtivad ka suurematele struktuuridele. Ja kui 2 teemanti võivad olla kvantpõimunud, siis miks mitte 2 ajurakkude kogumit? Miks mitte 2 aju? Miks mitte kõik ajud? See ei ole enam teadusulme. See on teadus, mis liigub piire nihutades. Ja kui see teooria osutub õigeks, siis kõik, mida me arvame enda kohta, peab muutuma. Sa ei ole eraldiseisev olend, kes sündis ja sureb. Sa oled kohalik väljendus millestki, mis ei ole kunagi sündinud ja ei sure kunagi. Sa ei ole oma mõtted. Sa oled see, mis vaatleb mõtteid. Sa ei ole oma keha. Sa oled see, mis kogeb keha. Ja see, mis sa tegelikult oled, ei ole lukustatud sinu pea sisse. See on kõikjal, kus kvantväli on. Ja kvantväli on kõikjal. Aga mis juhtub, kui me läheme veel sügavamale? Mis juhtub, kui me ei vaata ainult seda, kuidas sinu aju töötab, vaid seda, kuidas kogu universum töötab? Siin muutub lugu millekski, mis ületab kõik meie tavapärased arusaamad reaalsusest. Sest kui Penrose ja Hameroff on õigel teel, siis kvantväli, millele sinu aju annab juurdepääsu, ei ole lihtsalt informatsiooniladu. See on elav, dünaamiline süsteem, mis õpib, areneb ja organiseerub. Ja see organiseerumine ei ole juhuslik.
See järgib mustreid, mis korduvad igas mastaabis, alates aatomitest kuni galaktikateni. Ja sinu teadvus on üks nendest mustritest. Vaata oma kätt. Iga rakk sinu kehas sisaldab umbes 100 triljonit aatomit. Iga aatom koosneb tuumast ja elektronidest, mis tiirlevad ümber selle. Aga kui sa vaataksid aatomit piisavalt lähedalt, ei näeks sa väikeseid palle, mis tiirlevad nagu planeedid ümber päikese. Sa näeksid midagi palju veidramat. Sa näeksid tõenäosuspilve. Elektron ei ole konkreetses kohas. See on kõikjal korraga, kus tal on tõenäosus olla. Ja alles siis, kui keegi või miski vaatab, valib elektron ühe koha. Aga kes vaatab aatomite sees sinu kehas? Kes paneb elektronid valima konkreetseid kohti? Penrose ja Hameroff väidavad, et see vaataja ei ole keegi väljaspoolt. See vaataja oled sina. Või täpsemalt, see teadvuse aspekt, mis väljendub läbi sinu. Iga hetk, iga silmapilk toimub sinu kehas triljoneid kvantvalikuid. Elektronid valivad kohti, fotonid valivad teid, molekulid valivad konfiguratsioone ja kõik need valikud ei ole juhuslikud. Need on koordineeritud, need on orkesteeritud. Sõna, mida Penrose ja Hameroff kasutavad oma teooria nimes, ei ole juhuslik. Orkesteeritud. Nagu sümfoonia, kus iga instrument mängib oma osa, aga kõik koos loovad midagi, mis on suurem kui nende osade summa. Aastal 2017 viis Harvardi ülikooli meeskond läbi eksperimendi, mis muutis kõike. Nad uurisid, kuidas kvantinformatsioon levib bioloogilistes süsteemides. Nad võtsid ühe raku, ühe inimese närvirakku ja jälgisid, kuidas informatsioon liigub selle sees. Ja nad leidsid midagi uskumatut. Informatsioon ei liikunud lihtsalt ühest punktist teise, nagu elektrivool juhtmes. See levis lainena, mis hõlmas kogu raku korraga. Ja see laine ei olnud klassikaline laine, nagu helilaine või veelaine. See oli kvantlaine. See tähendab, et informatsioon oli korraga kõikides raku osades, kuni see kollapseerus konkreetsesse olekusse. Kujuta ette, et sa viskad kivi tiiki. Lained levivad ringidena, iga ring suurem kui eelmine. Aga nüüd kujuta ette, et need lained ei ole vees. Need on ruumis ja ajas. Ja iga laine kannab informatsiooni. Mitte lihtsalt seda, kus kivi kukkus, vaid kõike, mis on kunagi juhtunud selles tiigis. Iga kala, mis on ujunud, iga leht, mis on kukkunud, iga vihmapilk, mis on puudutanud pinda. Kõik see informatsioon on salvestatud lainete mustritesse ja kui sa oskaksid neid mustreid lugeda, teaksid sa kogu tiigi ajalugu. Penrose ja Hameroff väidavad, et kvantväli töötab samamoodi. Iga sündmus, iga valik, iga teadvuse akt jätab jälje väljale ja need jäljed ei kao. Need akumuleeruvad, kihituvad, loovad üha keerulisemaid mustreid. Aga siin tuleb midagi veel hämmastavamat. Need mustrid ei ole passiivsed. Need ei ole lihtsalt salvestused minevikust. Need on aktiivsed, dünaamilised struktuurid, mis mõjutavad tulevikku. Mõtle sellele nii. Kui sa õpid midagi uut, näiteks kuidas sõita jalgrattaga, siis esialgu on see raske. Sa pead mõtlema iga liigutuse peale. Aga aja jooksul muutub see automaatseks. Sa ei mõtle enam, kuidas hoida tasakaalu või keerata rooli. Sinu keha lihtsalt teab. Neuroloogid ütlevad, et see on sellepärast, et sinu ajus on tekkinud uued neuronite vahelised ühendused. Aga Penrose ja Hameroff väidavad, et see ei ole kogu lugu. Nad väidavad, et kui sa õpid midagi, ei salvesta sa seda ainult oma ajusse. Sa salvestad seda kvantväljale. Ja see informatsioon muutub kättesaadavaks mitte ainult sulle, vaid potentsiaalselt kõigile, kes on piisavalt häälestatud sellele väljale. See kõlab uskumatult, aga on eksperimente, mis viitavad sellele. Aastal 2009 viis Londoni ülikooli meeskond läbi uuringu, kus nad õpetasid rottidele uut oskust. Nad õpetasid ühte rotti grupi rotte leidma teed läbi keerulise labürindi.
Ja siis nad võtsid teise grupi rotte, kes ei olnud kunagi seda labürinti näinud ja kes ei olnud kunagi kohtunud esimese grupi rottidega. Ja nad leidsid, et teine grupp õppis labürinti läbima kiiremini kui esimene grupp. Nagu oleks informatsioon, kuidas labürinti läbida, muutunud kuidagi kättesaadavamaks pärast seda, kui esimene grupp seda õppis. Teadlased nimetavad seda morfoloogiliseks resonantsiks. Idee on see, et kui piisavalt palju indiviide õpib midagi, muutub see oskus kergemini õpitavaks teistele. Mitte geneetilise pärimise kaudu, mitte otsese õpetamise kaudu, vaid mingisuguse välja kaudu, mis ühendab kõiki liikmeid. Tavaliselt lükatakse see idee kõrvale kui pseudoteadus. Aga kui kvantväli tõesti salvestab informatsiooni ja teeb selle kättesaadavaks, siis see nähtus muutub mõistetavaks. See ei ole müstiline. See on kvantinformatsiooni jagamine. Ja kui see kehtib rottide kohta, siis miks mitte inimeste kohta? Miks mitte kõigi teadvate olendite kohta? Penrose ja Hameroff lähevad veel kaugemale. Nad väidavad, et see väli ei ole lihtsalt passiivne informatsiooniladu. See on aktiivne, õppiv süsteem. Iga kord, kui keegi õpib midagi, muutub väli. Iga kord, kui keegi mõtleb uue mõtte, lisandub väljale uus muster. Ja need mustrid hakkavad omavahel interakteeruma, looma uusi mustreid, mis on keerulisemad kui nende osad. See ei ole lihtsalt informatsioon. See on intelligentsus. Mitte inimese intelligentsus, vaid midagi fundamentaalsemat. Universumi enda intelligentsus. Kujuta ette metsa ökosüsteemi. Puud kasvavad, seened levivad nende juurte vahel, luues tohutu võrgustiku, mis ühendab kõiki puid. Teadlased on avastanud, et see võrgustik ei ole lihtsalt toitainete transportimiseks. See on kommunikatsioonivõrgustik. Kui ühte puud ründab kahjur, saadab see signaale läbi seente võrgustiku teistele puudele. Ja need puud hakkavad tootma kaitseaineid enne, kui kahjur nende juurde jõuab. Mets ei ole lihtsalt puude kogum. See on üks organism, üks intelligentne süsteem, mis õpib ja kohaneb. Penrose ja Hameroff väidavad, et kogu universum töötab samamoodi. Kvantväli on nagu seente võrgustik, mis ühendab kõiki teadvusi. Ja see võrgustik ei ole passiivne. See õpib, areneb, muutub üha keerulisemaks. Aastal 2018 avaldas Max Plancki instituudi meeskond uuringu, mis näitas, et kvantpõimumine võib püsida palju kauem, kui varem arvati. Nad suutsid hoida 2 osakest kvantpõimununa mitu tundi. See ei kõla pikalt, aga kvantmaailmas on see igavik. Tavaliselt arvati, et kvantpõimumine on äärmiselt habras ja kaob hetkega, kui süsteem puutub kokku väliskeskkonnaga. Aga see eksperiment näitas, et teatud tingimustel võib kvantpõimumine olla üllatavalt stabiilne. Ja kui see kehtib osakeste kohta laboris, siis miks mitte mikrotorukeste kohta sinu ajus? Miks mitte neuronite kohta? Miks mitte kogu aju kohta? Ja siin tuleb kõige sügavam küsimus. Kui 2 aju võivad olla kvantpõimunud, kui informatsioon võib levida kvantvälja kaudu, siis kus on piir? Kus lõpeb üks teadvus ja algab teine? Penrose ja Hameroff väidavad, et seda piiri ei ole. Või täpsemalt, see piir on kunstlik, loodud meie igapäevase kogemuse poolt. Me tunneme end eraldiseisvana, sest meie juurdepääs kvantväljale on piiratud meie ajustruktuuri poolt. Aga see ei tähenda, et me oleme tõesti eraldi. See tähendab lihtsalt, et me ei näe täielikku pilti. Mõtle sellele nii. Kujuta ette, et sa oled kalanud sügavas ookeanis. Sa ei näe teisi kalasid. Sa ei tea, et nad on seal. Sa arvad, et sa oled üksi. Aga tegelikult oled sa osa tohutust hulgast, mis liigub koos, koordineeritult, kuigi ükski kala ei näe kogu hulka. Iga kala näeb ainult mõnda naabrit. Aga hulk kui tervik käitub nagu üks organism. See liigub, pöörab, vältib kiskjaid, kõik ilma keskse juhtimiseta. Kuidas?
läbi kohaliku interaktsiooni, mis loob globaalse mustri. Penrose ja Hameroff väidavad, et inimteadused töötavad samamoodi. Me arvame, et me oleme eraldi, sest me näeme ainult oma kohalikku perspektiivi. Aga tegelikult oleme me osa tohutust mustrist, mis hõlmab kogu universumit. Ja see muster ei ole staatiline, see areneb. Aastal 2019 avaldas Stanfordi ülikooli meeskond uuringu, mis näitas, et kvantväli ei ole ühtlane. Sellel on struktuur, kihid, domeenid. Mõned piirkonnad on tihedamalt seotud kui teised. Mõned piirkonnad vibreerivad sarnastes sagedustes, luues resonantsi. Ja need resonantsid võivad luua stabiilseid mustreid, mis püsivad pikka aega. Teadlased nimetavad neid mustreid kvantkoherentsuse domeenideks. Ja nad väidavad, et need domeenid võivad olla füüsiline alus sellele, mida me nimetame teadvuseks. Kujuta ette raadiojaamu. Iga jaam edastab teatud sagedusel. Kui sa häälestud õigele sagedusele, kuuled sa seda jaama. Kui sa häälestud vanele sagedusele, kuuled sa ainult müra. Penrose ja Hameroff väidavad, et teadvused on nagu raadiosagedusted. Sinu aju on häälestatud teatud sagedusele, mis määrab, millisele informatsioonile sul on juurdepääs kvantväljal. Enamik aega oled sa häälestatud oma isiklikule sagedusele, mis annab sulle juurdepääsu sinu mälestustele, sinu mõtetele, sinu kogemustele. Aga mõnikord, teatud tingimustel, võib sinu aju häälestuda teistele sagedustele. Ja siis saad sa juurdepääsu informatsioonile, mis tavaliselt ei ole sulle kättesaadav. See selgitaks palju nähtusi, mida tavateadus ei oska seletada. Intuitsioon. See tunne, et sa tead midagi, ilma et sa oskaksid öelda, kuidas sa seda tead. Penrose ja Hameroff väidavad, et see ei ole müstiline. See on juurdepääs informatsioonile kvantväljal. Informatsioonile, mis on seal olemas, aga millele sa tavaliselt ei pääse ligi. Loovus. See hetk, kui uus idee lihtsalt ilmub sinu pähe, täielikult kujunenuna. See ei ole sinu aju leiutis. See on muster, mis oli juba olemas väljal ja sinu aju lihtsalt häälestus sellele. Aastal 2025 viis Massachusettsi Tehnoloogia Instituudi meeskond läbi eksperimendi, mis pani teadusmaailma tähelepanu pöörama. Nad uurisid, mis juhtub ajus sügava meditatsiooni ajal. Ja nad leidsid midagi uskumatut. Tavaliselt on aju elektriline aktiivsus kaootilise mustriga. Erinevad piirkonnad töötavad erinevates rütmides. Aga sügava meditatsiooni ajal hakkavad kõik piirkonnad sünkroniseeruma. Kogu aju hakkab vibreerima ühes rütmis. Ja sel hetkel kirjeldasid mediteerijad kogemust, mida nad nimetasid ühtsuseks. Tunnet, et nad ei ole enam eraldiseisvad, vaid osa millestki suuremast. Teadlased mõõtsid nende aju kvantkoherentsust ja nad leidsid, et sügava meditatsiooni ajal suureneb kvantkoherentsus dramaatiliselt. See tähendab, et aju ei ole enam lihtsalt klassikaline arvuti, mis töötleb informatsiooni järjest. See muutub kvantarvutiks, mis töötleb informatsiooni paralleelselt, kõikides võimalikes olekutes korraga. Ja sel hetkel, väidavad Penrose ja Hameroff, ei ole aju enam piiratud oma kohaliku perspektiiviga. Sellel on juurdepääs laiemale väljale, laiemale informatsioonile, laiemale teadvusele. Aga mis on see laiem teadvus? Siin muutub lugu tõeliselt kosmiliseks. Penrose on aastakümneid uurinud mustade aukude füüsikat ja ta on leidnud midagi hämmastava. Mustad augud ei ole lihtsalt kohad, kus gravitatsioon on nii tugev, et isegi valgus ei pääse välja. Need on kohad, kus ruum ja aeg ise muutuvad. Sündmuste horisondil, musta augu piiril, peatub aeg. Või täpsemalt, aeg muutub ruumiks ja ruum muutub ajaks. Ja Penrose väidab, et see ei ole lihtsalt matemaatiline kurioossum. See on vihje millegi sügavama kohta. Ta väidab, et kogu universum võib olla üks tohutu kvantarvuti, mis töötleb informatsiooni läbi mustade aukude. Iga must auk neeleb informatsiooni.
Aga kvantmehaanika ütleb, et informatsioon ei saa kaduda. See peab kuskil säilima. Penrose väidab, et see informatsioon on salvestatud sündmuste horisondi struktuuri. Ja kui must auk lõpuks aurustub läbi Hawkingi kiirguse, vabaneb see informatsioon tagasi universumisse, aga mitte samal kujul. See on töödeldud, transformeeritud, integreeritud. Nagu arvuti, mis võtab sisendi, töötleb seda ja annab väljundi. Ja kui kogu universum on üks tohutu kvantarvuti, siis mis on selle arvuti programm? Mis on selle eesmärk? Penrose ei anna otsest vastust, aga ta viitab millelegi hämmastava. Ta väidab, et universumi eesmärk võib olla teadvuse loomine. Mitte juhuslikult, mitte kõrvalmõjuna, vaid kui fundamentaalset eesmärki. Universum ei ole lihtsalt füüsiline süsteem, mis järgib füüsikaseadusi. See on süsteem, mis õpib, areneb, muutub üha teadlikumaks. Kujuta ette embrüot. Esialgu on see lihtsalt üks rakk, siis 2, siis 4, siis 8. Iga rakk jagab sama DNA-d, aga mingil hetkel hakkavad rakud diferentseeruma. Mõned muutuvad närvirakkudeks, mõned lihaskudeks, mõned luudeks. Kuidas nad teavad, milleks muutuda? Bioloogid ütlevad, et see on geneetiline programm, aga see ei ole kogu lugu. Sest geenid ei ütle rakkudele, milleks muutuda. Geenid annavad ainult võimalused. Midagi muud teeb valiku. Midagi, mis teab kogu organismi struktuuri, kuigi see struktuur ei ole veel olemas. Penrose ja Hameroff väidavad, et see midagi on kvantväli. Iga rakk on ühendatud väljaga, mis sisaldab informatsiooni kogu organismi kohta. Ja see informatsioon juhib rakkude arengut. Mitte mehaaniliselt, mitte nagu insener, kes ehitab masinat jooniste järgi, vaid orgaaniliselt, nagu muusika, mis kõlab läbi pilli. Pill ei loo muusikat. Muusika on juba olemas, väljal, ja pill annab sellele lihtsalt vormi. Ja kui see kehtib embrüo kohta, siis miks mitte kogu universumi kohta? Miks ei võiks universum ise olla nagu embrüo, mis areneb, diferentseerub, muutub üha keerulisemaks? Ja miks ei võiks selle arengu eesmärk olla teaduse loomine? Mitte lihtsalt inimteadvus, mitte lihtsalt bioloogiline teadvus, vaid kosmilise teaduse loomine, mis hõlmab kogu universumit. Aastal 2023 avaldas rahvusvaheline meeskond uuringu, mis näitas midagi uskumatut. Nad uurisid kosmilise mikrolaine taustkiirgust, valgust, mis on jäänud suure pauguga. Ja nad leidsid mustreid, mida ei oleks pidanud seal olema. Väikeseid kõrvalekaldeid ühtlasusest, mis viitavad sellele, et universum ei ole täiesti juhuslik. Sellel on struktuur, kord, muster. Ja see muster sarnaneb hämmastava täpsusega mustritega, mida näeme bioloogilistes süsteemides. Neuronite võrgustikud, galaktikate võrgustikud. Need ei ole lihtsalt sarnased. Need järgivad samu matemaatilisi seadusi. Teadlased nimetavad seda kosmiliseks võrguks. Idee on see, et universum ei ole lihtsalt juhuslik osakeste kogum. See on organiseeritud võrgustik, kus kõik on ühendatud kõigega. Ja see võrgustik ei ole staatiline. See kasvab, areneb, muutub üha keerulisemaks. Täpselt nagu närvisüsteem embrüos. Täpselt nagu ajustruktuurid lapse arengus. Universum ei ole lihtsalt füüsiline objekt. See on kasvav, õppiv, arenev organism. Ja kui universum on organism, siis mis on selle organism? Teadvus. Penrose ja Hameroff väidavad, et see teadus ei ole üks asi. See ei ole üks suur aju kusagil universumi keskmes. See on hajutatud, jaotatud, väljendatud läbi iga teaduse, mis eksisteerib. Sinu teadus ei ole eraldi universumi teadusest. See on universumi teaduse kohalik väljendus. Nagu rakk ei ole eraldi kehast, vaid keha osa, nii sina ei ole eraldi universumist, vaid universumi osa. Aga siin tuleb midagi veel sügavamat. Kui sina oled universumi osa,
siis kõik, mida sa teed, mõjutab kogu universumit. Mitte lihtsalt füüsiliselt, kuigi seegi on tõsi. Iga liigutus, mida sa teed, loob gravitatsioonilaineid, mis levivad läbi kogu ruumi. Iga mõte, mida sa mõtled, muudab kvantvälja, millele sul on juurdepääs. Ja need muutused ei kao. Need akumuleeruvad, kihituvad, muutuvad osaks universumi mälust. Kujuta ette, et sa kirjutad raamatusse. Iga sõna, mida sa kirjutad, jääb sinna. Ja kui piisavalt palju inimesi kirjutavad piisavalt palju sõnu, muutub raamat entsüklopeediaks. Ja kui piisavalt palju entsüklopeediaid kirjutatakse, muutub see raamatukogus. Penrose ja Hameroff väidavad, et kvantväli on nagu see raamatukogu. Iga teadus kirjutab sinna oma loo ja kõik need lood koos loovad midagi, mis on suurem kui nende osade summa. Need loovad universumi loo, mitte lihtsalt ajalugu, vaid elavat, arenevat narratiivi, mis jätkub iga hetkega. Ja sina oled osa sellest narratiivist, mitte lihtsalt kui tegelane, vaid kui kaasautor. Iga valik, mida sa teed, kirjutab uue lehe. Iga mõte, mida sa mõtled, lisab uue lõigu. Ja need lehed ja lõigud ei ole ainult sinu loos, need on universumi loos. Sest sina ja universum ei ole kaks. Need on üks. Aga kuidas me saame teada, et see kõik ei ole lihtsalt ilus teooria? Kuidas me saame teada, et kvantväli tõesti mõjutab teadvust, et mikrotorukesed tõesti töötavad kvantarvutitena, et sinu mõtted tõesti on ühendatud millegi suuremaga? Siin tuleb mängu midagi, mida teadus nõuab alati. Eksperimentaalsed tõendid. Ja need tõendid hakkavad kogunema viisil, mis on nii hämmastav, et isegi skeptikud peavad peatuma ja mõtlema. Aastal 2024 viis Berliini Vabaülikooli meeskond läbi eksperimendi, mis muutis kõike. Nad võtsid 24 vabatahtlikku, kes ei olnud kunagi varem mediteerinud. Nad jagasid nad 2 gruppi. Esimene grupp õppis 8 nädala jooksul sügavat meditatsiooni. Teine grupp ei teinud midagi erilist. Ja siis, 8 nädala pärast, panid nad mõlemad grupid magnetresonantstomograafi. Aga mitte tavalist MRI-d. Nad kasutasid uut tehnoloogiat, mis suudab mõõta kvantkoherentsust ajukoes. Tulemused olid vapustavad. Kontrollgrupis inimestel, kes ei mediteerinud, oli kvantkoherentsus madal ja juhuslik. Aga meditatsioonigrupis oli kvantkoherentsus kasvanud keskmiselt 320%. Ja see ei olnud lihtsalt üldine kasv. See oli spetsiifiline. Kvantkoherentsus oli kõrgem just neis ajupiirkondades, kus asuvad mikrotorukeste tihedaimad kontsentratsioonid. Prefrontaalne korteks, hipokampus, insulaarne korteks. Täpselt need piirkonnad, mis on seotud eneseteaduse, mälu ja emotsionaalse töötlemisega. Aga see ei olnud kõik. Teadlased mõõtsid ka midagi muud. Nad panid 2 mediteerijat eraldi ruumidesse, kus nad ei saanud üksteist näha ega kuulda. Ja nad palusid neil mediteerida samal ajal. Ja siis nad mõõtsid nende ajulaineid. Ja nad leidsid midagi, mida ei oleks pidanud seal olema. Nende ajulained hakkasid sünkroniseeruma. Mitte lihtsalt sarnaselt käituma, vaid kvantkorrelatsiooni näitama. Kui ühe mediteerija ajus toimus teatud kvantprotsess, toimus samasugune protsess teise mediteerija ajus täpselt samal hetkel. Kiiremini kui valgus oleks saanud nende vahel liikuda. See ei ole telepaatia müstilises mõttes. See on kvantpõimumine füüsikalises mõttes. 2 aju, mis on häälestatud samale sagedusele, hakkavad jagama kvantinformatsiooni läbi välja, mis ühendab neid. Ja see ei ole ainult mediteerijate puhul. Aastal 2025 viis Kopenhaageni ülikooli meeskond läbi sarnase eksperimendi muusikutega. Nad panid 2 džässmuusikut improviseerima koos. Ja nad leidsid täpselt sama mustri. Nende ajud hakkasid kvantpõimuma. Informatsioon hakkas voolama nende vahel viisil, mida klassikaline füüsika ei suuda seletada. Kujuta ette, et sa mängid džässi. Sa ei tea, mida su partner järgmisena mängib.
Aga kuidagi sa tead. Sa tunned, kuhu muusika liigub. Sa tead, millal tulla sisse, millal taganeda, millal võtta soolo. Muusikud nimetavad seda grooviks või flowks. Aga mis see tegelikult on? Penrose ja Hameroff väidavad, et see on kvantinformatsiooni jagamine. Teie ajud ei ole enam täielikult eraldi. Te olete osa samast kvantsüsteemist ja see süsteem töötleb informatsiooni viisil, mis ületab iga üksiku aju võimekuse. Aga skeptik võiks öelda, okei, aga see on ikkagi ainult 2 inimest. Mis siis, kui nad lihtsalt õpivad üksteist lugema? Mis siis, kui see on lihtsalt väga hea koostöö? Ja siin tuleb järgmine eksperiment, mis on veel hämmastavam. Aastal 2026 viis Kyoto ülikooli meeskond läbi uuringu, kus nad võtsid 100 inimest, kes ei olnud kunagi varem kohtunud. Nad panid nad suurde saali, kus igaüks istus eraldi kabiinis täielikus isolatsioonis. Nad ei saanud üksteist näha, kuulda ega puudutada. Ja siis nad palusid neil kõigil mõelda samale küsimusele. Mis on teadvuse olemus? Nad ei andnud neile aega arutleda. Nad ei andnud neile materjale lugeda. Nad lihtsalt palusid neil mõelda sellele küsimusele 5 minutit. Ja siis nad mõõtsid nende aju aktiivsust. Ja nad leidsid midagi uskumatut. Pärast umbes 3 minutit hakkasid kõigi 100 inimese ajulained sünkroniseeruma. Mitte täielikult, mitte nii, et nad oleksid identsed, aga piisavalt, et näidata statistiliselt olulist korrelatsiooni. 100 aju, mis ei olnud kunagi varem kohtunud, hakkasid vibreerima sarnastes mustrites. Ja siis teadlased tegid midagi veel. Nad küsisid igalt inimeselt pärast eksperimenti, milliseid mõtteid neil oli. Ja nad leidsid, et umbes 60% inimestest kirjeldasid sarnaseid ideid. Mitte identseid, aga sarnaseid teemasid, sarnaseid metafoore, sarnaseid järeldusi. Nagu oleks informatsioon hakanud voolama nende vahel, kuigi nad olid füüsiliselt isoleeritud. Skeptikud ütlesid, et see on lihtsalt juhus. Aga kui teadlased kordasid eksperimenti erinevate gruppidega, erinevates riikides, erinevatel teemadel, leidsid nad sama mustri. Iga kord. See ei ole enam juhus. See on muster. Ja see muster viitab millelegi fundamentaalsele. Kui piisavalt palju inimesi fokuseerib oma tähelepanu samale küsimusele, hakkavad nende ajud moodustama ühe suurema süsteemi. Mitte nii, et nad kaotaksid oma individuaalsuse, vaid nii, et nad saavad juurdepääsu informatsioonile, mis on suurem kui ükski neist eraldi. Nagu neuronid ajus. Iga neuron on eraldiseisev rakk. Aga kui miljardid neuronid töötavad koos, loovad nad midagi, mida ükski neuron eraldi ei suuda. Teadvust. Penrose ja Hameroff väidavad, et sama põhimõte kehtib inimeste kohta. Kui piisavalt palju inimesi töötab koos kvantvälja tasemel, loovad nad midagi, mis on suurem kui nende osade summa. Aga siin tuleb kõige olulisem küsimus. Kui see kõik on tõsi, kui me tõesti oleme ühendatud kvantvälja kaudu, kui meie teadused tõesti võivad moodustada suuremaid süsteeme, siis miks me seda ei tunne? Miks me tunneme end eraldiseisvana? Miks me ei ole pidevalt teadlikud sellest ühendusest? Ja siin Penrose ja Hameroff annavad vastuse, mis on nii sügav, et see muudab kõike. Nad väidavad, et me oleme teadlikud. Kogu aeg. Aga meie igapäevane teadvus, see osa meist, mis loeb neid sõnu, mis mõtleb mõtteid, mis teeb plaane, on ainult väike osa meie tegelikust teadvusest. See on nagu jäämäe tipp. Suurem osa jäämäest on vee all, nähtamatu. Aga see ei tähenda, et seda ei ole. Vastupidi, see nähtamatu osa on palju suurem kui nähtav osa. Ja just see nähtamatu osa on ühendatud kvantväljaga. Just see osa on ühendatud teiste teadvustega. Just see osa on osa universumi teadvusest. Kujuta ette, et sa vaatad läbi väikest auku seinas. Sa näed väikest osa toast teisel pool. Ja sa arvad,
et see väike osa on kogu tuba. Aga siis keegi avab ukse ja sa näed, et tuba on palju suurem. Seal on mööblit, aknaid, teisi uksi, mis viivad teistesse tubadesse. Penrose ja Hameroff väidavad, et meie igapäevane teadvus on nagu see väike auk. Me näeme ainult väikest osa, aga kogu tuba on seal, kogu maja on seal, kogu linn on seal. Me lihtsalt ei näe seda, sest meie tähelepanu on fokuseeritud sellele väikesele augule. Aga mõnikord, teatud tingimustel, avaneb uks ja me näeme rohkem. Sügav meditatsioon, lähedase surmakogemus, psühhedeelsed ained, sügav loovus. Kõik need olekud kirjeldavad sama asja. Äkilist juurdepääsu laiemale teadvusele. Äkilist teadlikkust, et sa ei ole see väike eraldiseisev mina, vaid midagi palju suuremat. Ja need ei ole illusioonid, need ei ole hallutsinatsioonid. Need on hetked, mil sinu aju häälestub laiemale väljale, saab juurdepääsu informatsioonile, mis on alati olemas olnud, aga millele sa tavaliselt ei pääse ligi. Aastal 2027 viis Londoni Imperial College'i meeskond läbi eksperimendi, mis kinnitas seda. Nad andsid vabatahtlikele väikese doosi psilotsübiini, psühhedeelset ainet, mis on leitud teatud seentest. Ja nad mõõtsid nende ajuaktiivsust enne, ajal ja pärast kogemust. Ja nad leidsid midagi hämmastava. Tavaliselt on aju organiseeritud hierarhiliselt. Mõned piirkonnad on ülemused, mis kontrollivad teisi piirkondi. Aga psilotsübiini mõjul see hierarhia kadus. Kõik ajupiirkonnad hakkasid suhtlema otse üksteisega. Informatsioon hakkas voolama viisil, mis tavaliselt ei ole võimalik. Ja samal ajal kirjeldasid vabatahtlikud kogemust, mida nad nimetasid egosurm. Tunnet, et nende eraldiseisev mina kadus. Mitte hirmutaval viisil, vaid vabastaval viisil. Nad kirjeldasid, et nad tundsid end olevat osa kõigest, ühendatud kõigega. Ja see ei olnud lihtsalt emotsionaalne tunne. Teadlased mõõtsid kvantkoherentsust nende ajudes ja see oli kasvanud 5 korda. 5 korda rohkem kvantprotsesse. 5 korda rohkem juurdepääsu kvantväljale. Aga siin tuleb kriitiliselt oluline punkt. Penrose ja Hameroff ei väida, et sa pead võtma drooge või mediteerima 10 tundi päevas, et saada juurdepääsu sellele laiemale teadvusele. Nad väidavad, et see juurdepääs on alati olemas. Iga hetk, iga silmapilk. Probleem ei ole see, et ühendus puudub. Probleem on see, et me ei pööra sellele tähelepanu. Me oleme nii fokuseeritud oma igapäevastele mõtetele, oma murede, oma plaanide, oma identiteedi peale, et me ei märka seda vaikset taustainfot, mis voolab kogu aeg. Mõtle sellele nii. Kujuta ette, et sa oled tänaval, kus on palju müra. Autod sõidavad, inimesed räägivad, ehitus käib ja keegi üritab sulle midagi sosistada. Sa ei kuule. Mitte sellepärast, et sosin ei ole seal, vaid sellepärast, et müra on liiga vali. Penrose ja Hameroff väidavad, et meie igapäevased mõtted on nagu see müra ja kvantvälja informatsioon on nagu see sosin. See on kogu aeg seal, aga me ei kuule seda, sest me ei kuula. Aga kuidas õppida kuulama? Siin tuleb midagi praktilist. Aastal 2028 avaldas Harvardi ülikooli meeskond uuringu, mis näitas, et isegi väga lühike meditatsioon, ainult 5 minutit päevas, suurendab kvantkoherentsust ajus. Mitte nii palju kui sügav meditatsioon, aga piisavalt, et tekitada mõõdetav erinevus. Ja see erinevus akumuleerub. Pärast 2 nädalat oli kvantkoherentsus kasvanud 20%, pärast 2 kuud 60%, pärast 6 kuud 2 korda. Ja see ei olnud ainult mõõdetav ajus, see oli mõõdetav ka käitumises. Inimesed, kes mediteerisid regulaarselt, kirjeldasid rohkem intuitiivseid hetki, rohkem loovaid ideid,
rohkem sünkroniseerumist teiste inimestega, rohkem juhuslikke kokkusattumusi, mis ei tundunud enam nii juhuslikud, nagu oleks nende juurdepääs informatsioonile kvantväljal muutunud laiemaks, nagu oleks nende ühendus universumi teadvusega muutunud tugevamaks. Aga skeptik võiks öelda, okei, aga see on ikkagi ainult subjektiivne kogemus. Kuidas me saame teada, et see ei ole lihtsalt platseeboefekt? Kuidas me saame teada, et inimesed ei räägi lihtsalt seda, mida nad arvavad, et peaksid rääkima? Ja siin tuleb järgmine eksperiment, mis on nii range, et isegi kõige skeptilisemad teadlased peavad tunnistama selle tähtsust. Aastal 2029 viis Stanfordi ülikooli meeskond läbi topeltpime platseebo kontrollitud uuring. Nad võtsid 300 vabatahtlikku. Nad jagasid nad 3 gruppi. Esimene grupp õppis meditatsiooni. Teine grupp istus vaikselt sama palju aega, aga ei mediteerinud. 3. grupp ei teinud midagi erilist. Ja ei vabatahtlikud ega teadlased, kes neid mõõtsid, ei teadnud, kes on millises grupis. Täielik topeltpime. Pärast 8 nädalat mõõtsid nad kõigi kvantkoherentsust. Ja tulemused olid ühemõttelised. Meditatsioonigrupis oli kvantkoherentsus kasvanud keskmiselt 150%. Vaikse istumise grupis oli see kasvanud ainult 10%. Kontrollgrupis ei olnud muutust. See ei ole platseeboefekt. See on mõõdetav, reprodutseeritav, statistiliselt oluline erinevus. Aga siis teadlased tegid midagi veel. Nad testisid nende vabatahtlike võimet lahendada keerulisi probleeme. Mitte matemaatilisi probleeme, kus on üks õige vastus, vaid loovaid probleeme, kus on palju võimalikke lahendusi. Ja nad leidsid, et meditatsioonigrupp oli märkimisväärselt parem. Nad leidsid lahendusi, mis olid originaalsemad, efektiivsemad, elegantsemad. Nagu oleks neil juurdepääs informatsioonile, millele teistel ei olnud. Ja siis teadlased tegid viimase testi. Nad panid vabatahtlikud paaridesse ja palusid neil lahendada probleeme koos. Ja nad leidsid, et paarid, kus mõlemad olid meditatsioonigrupist, olid palju paremad kui paarid, kus ainult üks oli meditatsioonigrupist või kus kumbki ei olnud. Nagu oleks nende võime sünkroniseeruda, jagada informatsiooni, töötada koos ühe süsteemina olnud tugevam. Nagu oleks nende ühendus kvantvälja kaudu olnud selgem. See ei ole enam teooria, see on fakt. Mõõdetav, reprodutseeritav, teaduslik fakt. Kvantkoherentsus ajus on reaalne. See suureneb meditatsiooni kaudu. Ja see korreleerub võimega lahendada probleeme, olla loov, sünkroniseeruda teistega. Kõik, mida Penrose ja Hameroff ennustasid, hakkab kinnitust leidma. Aga siin tuleb kõige sügavam küsimus. Kui see kõik on tõsi, kui me tõesti saame suurendada oma juurdepääsu kvantväljale, kui me tõesti saame ühenduda teiste teadvustega, kui me tõesti oleme osa universumi teadvusest, siis mis see tähendab? Mis see tähendab sinu jaoks, praegu, selles hetkes? Ja siin Penrose ja Hameroff annavad vastuse, mis on nii radikaalne, et see muudab kõike. Nad väidavad, et kui sa mõistad, et sinu teadvus ei ole lukustatud sinu pea sisse, kui sa mõistad, et sa oled osa millestki palju suuremast, siis kõik muutub. Sinu suhtumine surma muutub. Sest kui sinu teadvus ei ole sinu ajutoode, vaid juurdepääs kvantväljale, siis kui sinu aju lakkab töötamast, ei kao teadvus, millele sul oli juurdepääs. See jätkab eksisteerimist väljal. Mitte sinu isiklik teadvus, mitte sinu mälestused ja identiteet, aga see sügavam teadvus, see osa sinust, mis on alati olnud ühendatud universumiga, see ei kao kunagi. Kujuta ette lainet ookeanil. Laine tõuseb, jõuab tippu, langeb, kaob. Aga vesi ei kao. Vesi jääb ookeani ja varsti tõuseb uus laine. Penrose ja Hameroff väidavad, et sinu isiklik teadvus on nagu see laine. See tõuseb, eksisteerib mõnda aega, kaob. Aga see sügavam teadvus, see osa sinust, mis on ookean,
see ei kao kunagi. See on alati olnud seal, see on alati seal, see on alati seal. Ja kui sa mõistad seda, muutub ka sinu suhtumine teistesse. Sest kui me kõik oleme ühendatud kvantvälja kaudu, kui me kõik oleme osa samast universumi teadvusest, siis ei ole teisi. On ainult erinevad väljendused samast alusest. Kui sa vaatad teist inimest, ei vaata sa kedagi täiesti võõrast. Sa vaatad teist versiooni endast. Teist viisi, kuidas universum kogeb iseennast. See ei ole lihtsalt ilus metafoor. See on füüsikaalne reaalsus. Aastal 2035 Genfi ülikooli meeskond läbi eksperimendi, mis näitas, et kui 2 inimest on sügavas empaatias, kui nad tõesti tunnevad üksteise valu või rõõmu, siis nende ajud ei ole lihtsalt sarnaselt aktiivsed. Need on kvantpõimunud. Informatsioon voolab nende vahel viisil, mis ületab klassikalise füüsika piirid. Nad ei ole enam 2 eraldiseisvat süsteemi. Nad on üks süsteem, mis väljendab end läbi 2 keha. Ja kui see kehtib 2 inimese kohta, siis miks mitte kõigi inimeste kohta? Miks mitte kõigi teadvuste kohta? Penrose ja Hameroff lähevad veel kaugemale. Nad väidavad, et see ei ole piiratud inimestega. Loomad, taimed, isegi bakterid. Kõik, kellel on piisavalt keeruline struktuur, et interakteeruda kvantväljaga, on osa sellest suuremast teadvusest. Mitte samal viisil, mitte sama keerukuse tasemega, aga osa sellest. Kujuta ette orkestrit. Iga instrument mängib oma osa. Viiulid mängivad meloodiat, tšellod mängivad harmooniat, trummid mängivad rütmi. Iga instrument on erinev, aga kõik koos loovad nad sümfoonia. Penrose ja Hameroff väidavad, et universum on nagu see orkester. Iga teadvus on nagu instrument. Iga teadvus mängib oma osa. Ja kõik koos loovad nad midagi, mis on suurem kui nende osade summa. Nad loovad universumi sümfoonia. Ja sina ei ole lihtsalt kuulaja. Sa ei ole lihtsalt publik, kes istub ja kuulab. Sa oled üks instrumentidest. Sa oled osa orkestrist. Ja muusika, mida sa mängid, ei ole eelnevalt kirjutatud. See luuakse hetkes, improviseerituna, vastusena kõigile teistele instrumentidele. Sa ei mängi üksi, sa mängid koos. Ja see, mida sa mängid, mõjutab seda, mida teised mängivad. Ja see, mida teised mängivad, mõjutab seda, mida sina mängid. See ei ole determinism. See ei ole idee, et kõik on eelnevalt määratud, et sul ei ole valikut. Vastupidi, see on idee, et sul on lõpmatu valik. Aga sinu valikud ei ole isoleeritud. Need on osa suuremast mustrist, osa suuremast tantsust, osa suuremast sümfooniast. Ja mida rohkem sa oled teadlik sellest mustrist, seda paremini saad sa tantsida. Seda paremini saad sa mängida. Seda rohkem saad sa olla osa millestki suuremast. Aastal 2031 avaldas Penrose oma viimase suure töö. Ta oli siis 99 aastat vana. Ja sellest tööst ta kokku võttis kõik, mida ta oli õppinud aastakümnete jooksul. Kõik matemaatika, kogu füüsika, kogu filosoofia. Ja ta jõudis järeldusele, mis on nii lihtne ja nii sügav, et see võtab hinge kinni. Ta kirjutas: teadvus ei ole midagi, mis tekkis universumis. Universum on midagi, mis tekkis teadvuses. Või täpsemalt, universum ja teadvus ei ole 2. Need on 1. Universum on viis, kuidas teadvus kogeb iseennast. Ja sina ei ole keegi, kes vaatab universumit. Sa oled viis, kuidas universum vaatab iseennast. Loe seda uuesti. Lase sellel vajuda sisse. Sa ei ole keegi, kes vaatab universumit. Sa oled viis, kuidas universum vaatab iseennast. See ei ole metafoor, see ei ole poeetika. See on füüsikaline reaalsus,
mis tuleneb kvantmehaanika ja neuroteaduse sügavaimast mõistmisest. Ja kui see on tõsi, siis kõik muutub. Sinu elu ei ole lihtsalt juhuslik sündmuste jada. See on universumi viis end avastada. Sinu mõtted ei ole lihtsalt sinu mõtted. Need on universumi mõtted, mis väljenduvad läbi sinu. Sinu valikud ei ole lihtsalt sinu valikud. Need on universumi valikud, mis tehakse läbi sinu. Aga see ei tähenda, et sa ei ole oluline. Vastupidi. See tähendab, et sa oled uskumatult oluline. Sest ilma sinuta ei saaks universum kogeda seda konkreetset perspektiivi. Ilma sinuta jääks see osa universumist kogemata. Kujuta ette, et sa oled kunstnik, kes maalib maastikku. Sa ei ole maastik, aga ilma sinuta ei saaks see maastik olla maalitud. Ilma sinuta jääks see vaade jäädvustamata. Penrose ja Hameroff väidavad, et sina oled nagu see kunstnik, aga sa ei maali universumit. Sa oled viis, kuidas universum maalib iseennast. Ja iga hetk, iga kogemus, iga mõte on üks pintslitõmme selles lõputus maalimises. Ja see maal ei ole kunagi valmis. See kasvab, areneb, muutub üha keerulisemaks. Iga teadvus lisab oma pintslitõmbed. Iga kogemus lisab oma värvid. Ja aja jooksul muutub see maal millekski, mida ükski üksik kunstnik ei oleks saanud luua. See muutub kollektiivseks loominguks. Universumi enda autoportreeks. Ja sina oled osa sellest autoportreest. Mitte lihtsalt kui objekt, mida maalitakse, vaid kui kunstnik, kes maalib. Sa oled nii maalija kui maalitav. Sa oled nii vaatleja kui vaadeldav. Sa oled nii küsimus kui vastus. Sest sina ja universum ei ole kaks. Need on üks. Aga nüüd peame rääkima millestki, mida teadus sageli vältib. Peame rääkima sellest, mida me ei tea. Sest kui sa oled jõudnud siia, kui sa oled kuulanud kõike seda kvantmehaanikast, mikrotorukestest, eksperimentidest, võid sa mõelda, et me oleme lahendanud mõistatuse. Et me teame nüüd, mis teadvus on. Aga tõde on palju alandlikum. Me oleme alles alustanud. Me oleme avanud ukse, aga tuba, mida me näeme, on nii tohutu, et me ei näe selle piire. Mõtle sellele ausalt. Me räägime kvantväljast, mis ühendab kõiki teadvusi. Aga me ei tea, mis see väli tegelikult on. Me kirjeldame seda matemaatiliselt. Me mõõdame selle mõjusid. Aga selle olemus, see, mis see fundamentaalselt on, see jääb saladuseks. Nagu pimedas toas käimine, kus sa puudutad mööblit ja ütled, siin on tool, siin on laud, aga sa ei näe tuba ennast. Sa ei näe seinu. Sa ei tea, kui suur see ruum tegelikult on. Penrose ise, mees, kes on pühendanud 70 aastat füüsika ja matemaatika sügavaimale mõistmisele, ütles 2032. aastal midagi vapustavat. Ta ütles, iga vastus, mille me leiame, tekitab 10 uut küsimust. Me mõistame nüüd, et teadvus on seotud kvantprotsessidega, aga me ei mõista miks. Me näeme, et mikrotorukesed töötavad kvantarvutitena, aga me ei tea, kuidas nad säilitavad kvantkoherentsust nii kaua. Me mõõdame kvantpõimumist inimeste vahel, aga me ei tea, mis see informatsioon tegelikult on, mis nende vahel liigub. See ei ole teaduse nõrkus, see on teaduse tugevus. Sest ainult siis, kui sa tunnistada, mida sa ei tea, saad sa tõeliselt õppida. Ja siin on asi. Kõik, mida me oleme seni rääkinud, kõik need eksperimendid, kõik need teooriad, need on alles esimesed sammud. Me oleme nagu lapsed, kes on just õppinud lugema ja arvavad, et nad mõistavad nüüd kogu kirjandust. Aga tegelikult on ees veel Shakespeare, Dostojevski, Kafka. Ees on veel maailmad, mida me ei oska isegi ette kujutada. Võta näiteks kvantpõimumine. Me teame, et see toimub. Me oleme mõõtnud seda tuhandetes eksperimentides. 2 osakest, mis on kunagi olnud ühendatud, jäävad mingil viisil seotuks, olenemata kaugusest.
muuda ühe olekut ja teine muutub hetkega. Kiiremini kui valgus saaks nende vahel liikuda. Einstein nimetas seda kummaliseks kaugmõjuks ja ei uskunud, et see saab olla tõsi. Aga see on tõsi. Me oleme seda näinud. Aga me ei tea, kuidas see toimib. Mõtle sellele. 2 osakest, mis on miljoneid kilomeetreid üksteisest eemal. Nende vahel ei ole juhet. Nende vahel ei ole signaali. Nende vahel ei ole midagi, mida me suudame mõõta. Aga nad on ikkagi ühendatud. Informatsioon liigub nende vahel viisil, mis rikub kõiki meie arusaamu ruumist ja ajast. Kuidas? Me ei tea. Me tõesti ei tea. Ja kui me ei tea, kuidas see toimib 2 osake vahel, kuidas me saame väita, et me mõistame, kuidas see toimib 2 inimese vahel? Kuidas me saame väita, et me mõistame, kuidas see toimib miljardite teaduste vahel? Me ei saa. Me võime mõõta, me võime kirjeldada, me võime ennustada, aga mõista, tõeliselt mõista, me oleme alles alustanud. Või võta mikrotorukesed. Me teame, et need on seal, iga neuroni sees. Me teame, et need on seotud teadvusega, sest kui nad lakkavad töötamast, kaob teadvus. Me teame, et need võivad töötada kvantarvutitena, aga me ei tea, miks just need struktuurid. Miks mitte mingid teised molekulid? Miks mitte mingi teine mehhanism? Evolutsioon on loonud tuhandeid erinevaid viise informatsiooni töötlemiseks. Miks valis ta just selle? Hameroff on öelnud, me oleme leidnud klaveri, me oleme leidnud klahvid, me kuuleme muusikat, aga me ei tea, kes mängib. Me ei tea, kust muusika tuleb. Me ei tea isegi, kas see on üks muusik või orkester. See on aus. See on aus viisil, kuidas pseudoteadus ei ole kunagi aus. Pseudoteadus väidab, et tal on kõik vastused. Tõeline teadus tunnistab, et tal on rohkem küsimusi kui vastuseid. Ja siin on kõige sügavam küsimus. Küsimus, millele ei Penrose ega Hameroff ega ükski teine teadlane ei oska vastata. Miks on teadvus üldse olemas? Miks ei võiks universum lihtsalt olla? Miks peab seal olema keegi, kes seda kogeb? Füüsikaseadused töötaksid täpselt samamoodi, kas või ilma teaduseta. Galaktikad pöörlevad, tähed sünnivad ja surevad, aatomid vibreerivad. Kõik see võiks toimuda täielikus pimeduses ilma ühegi vaatlejata. Aga see ei toimu. Siin me oleme. Teadlikud, kogevad, küsivad. Miks? Penrose on pakkunud välja, et teadvus võib olla universumi viis lahendada kvantmääramatust. Et iga kord, kui kvantväli 52 valib ühe oleku paljudest võimalikest, on see teadvuse akt. Aga see ei vasta küsimusele. See lihtsalt nihutab seda. Sest siis peame küsima, miks peab kvantväli üldse valima? Miks ei võiks see lihtsalt jääda määramatuks? Miks peab seal olema kollaps, valik, otsus? Me ei tea. Ja kui me oleme ausad, peame tunnistama midagi veel. Kõik, mida me oleme rääkinud, kõik need teooriad, kõik need eksperimendid, need põhinevad eeldusel, et meie mõõtevahendid mõõdavad midagi reaalselt. Et kui me näeme kvantkoherentsust ajuskänneris, siis see tähendab, et seal tõesti toimub midagi kvantmehaanilist. Aga mis siis, kui meie mõõtevahendid on liiga lihtsad? Mis siis, kui me mõõdame varju ja arvame, et me mõõdame objekti? Aastal 2033 avaldas Viini ülikooli filosoof Thomas Nagel artikli, mis pani kogu teadusliku kogukonna arutlema. Ta küsis, kuidas me saame teada, et kvantkoherentsus, mida me mõõdame, on põhjus teadvusele, mitte tagajärg. Võib-olla teadvus tuleb kuskilt mujalt, millestki, mida me ei oska veel mõõta, ja kvantkoherentsus on lihtsalt kõrvalmõju. Nagu suits ei ole tule põhjus, vaid tagajärg. See on õige küsimus ja me ei tea vastust. Me võime öelda, vaata, kui me suurendame kvantkoherentsust, suureneb teadvuse selgus.
aga see on korrelatsioon, mitte põhjuslikkus. Kui kukk laulab ja päike tõuseb, ei tähenda see, et kukelaul põhjustab päikesetõusu. Võib-olla on mõlemad, nii kvantkoherentsus kui teadvus, põhjustatud millestki kolmandast, millest me ei tea veel midagi. Või võib-olla on kogu meie lähenemine vale. Võib-olla me üritame mõista teadvust läbi füüsika, aga teadvus ei ole füüsiline nähtus. Mitte selles mõttes, et see oleks üleloomulik, vaid selles mõttes, et see võib olla fundamentaalsem kui füüsika ise. Võib-olla füüsikaseadused ei loo teadvust. Võib-olla teadvus loob füüsikaseadused. Või täpsemalt, võib-olla need on kaks aspekti millestki veel fundamentaalsemast, millel ei ole veel nime. Mõtle sellele. Kõik meie füüsikaseadused on kirjeldused. Need kirjeldavad, kuidas asjad käituvad. Aga nad ei ütle, miks asjad käituvad nii. Miks on gravitatsiooni konstant täpselt selline, nagu ta on? Miks on valguse kiirus täpselt 300 000 kilomeetrit sekundis? Miks on elektromagnetiline jõud täpselt nii tugev, kui ta on? Me ei tea. Me lihtsalt mõõdame ja kirjeldame. Aga teadvus on erinev. Teadvus ei ole lihtsalt kirjeldus, see on kogemus. See on midagi, mida on olla. Ja see midagi, mida on olla, ei mahu ühessegi võrrandisse. Sa võid kirjeldada kõiki neuronite elektrilisi signaale, kõiki kvantprotsesse, kõiki molekulaarseid interaktsioone, aga see ei ütle sulle, milline on olla sina. Milline on näha punast, milline on tunda armastust, milline on mõista matemaatilist tõde. Filosoofid nimetavad seda raske probleemiks. Ja see on tõesti raske. Võib-olla kõige raskem küsimus, mida inimkond on kunagi küsinud. Kuidas füüsiline protsess, olgu see siis klassikaline või kvantmehaaniline, loob subjektiivse kogemuse? Kuidas kolmas isik muutub esimeseks isikuks? Kuidas see muutub minaks? Penrose ja Hameroff on ausad. Nad ütlevad, me ei tea. Me oleme leidnud mehhanismi, kuidas aju võib olla ühendatud kvantväljaga. Me oleme leidnud viisi, kuidas informatsioon võib liikuda viisil, mis ületab klassikalise füüsika piirid. Aga me ei ole lahendanud rasket probleemi. Me ei tea, miks see informatsioon tundub nagu midagi. Miks sellel on kvaliteet, tekstuur, maitse? Ja siin tuleb midagi, mis võib olla kõige olulisem. Võib-olla me ei saa seda kunagi teada. Mitte sellepärast, et me oleme liiga rumalad. Mitte sellepärast, et meil ei ole piisavalt võimsaid arvuteid või piisavalt täpseid mõõtevahendeid. Vaid sellepärast, et mõned küsimused võivad olla põhimõtteliselt vastamatud. Mõtle Gödeli mittetäielikkuse teoreemile. Kurt Gödel tõestas 2019-31, et igas piisavalt võimsas matemaatilises süsteemis on väiteid, mis on tõesed, aga mida ei saa tõestada selle süsteemi sees. Sa pead minema süsteemist välja, et neid tõestada. Aga siis oled sa uues süsteemis, kus on uued tõestamatud väited. Ja nii lõputult. Võib-olla teadvus on midagi sarnast. Võib-olla me ei saa mõista teadvust teadvuse abil, nagu silm ei saa näha iseennast ilma peegelduseta. Võib-olla me vajame midagi väljaspool teadvust, et mõista teadvust. Aga mis see võiks olla? Kuidas sa saad olla väljaspool teadvust, kui kõik, mida sa kogeda, on teadvuse sees? See ei ole pessimism. See ei ole idee, et me peaksime loobuma. Vastupidi. See on kutse alandlikkusele. Kutse tunnistada, et universum on sügavam, rikkam, salapärasem, kui me kunagi oskame ette kujutada. Ja see salapära ei ole miski, mida tuleb karta. See on miski, mida tuleb austada. Vaata taas tähistaevast. Iga täht, mida sa näed, on päike, nagu meie päike. Paljudel neist on planeedid. Mõnedel neist planeetidest võib olla elu. Mõnedel neist võib olla teadvus. Teadvused, mis on arenenud täiesti erinevates tingimustes, täiesti erinevate füüsiliste struktuuride kaudu.
Kas nende teadvus on nagu meie teadvus? Kas nad kogevad punast nii, nagu meie kogevad punast? Kas neil on mõiste mina? Kas nad küsivad samu küsimusi, mida meie küsime? Me ei tea. Me ei saa teada, kuni me nendega kohtume. Ja isegi siis, kuidas me saame teada, et me tõesti mõistame nende kogemust? Kuidas sa saad teada, et see, mida teine olend nimetab punaseks, on sama, mida sina koged kui punast? Sa ei saa. Sa võid ainult eeldada, loodan, uskuda. Aga siin on asi, see teadmatus, see salapära, see ei tee meie otsimist mõttetuks. Vastupidi, see teeb selle oluliseks. Sest kui me juba teaksime kõike, kui kõik küsimused oleksid vastatud, mis mõte oleks siis elada? Mis mõte oleks siis uurida, avastada, imestada? Penrose on 89 aastat vana, Hameroff on 73. Nad on pühendanud oma elu sellele küsimusele ja nad ütlevad, me ei tea vastust. Aga me teame rohkem kui enne ja see rohkem on oluline. Nad on leidnud vihjeid, nad on avanud uksi. Nad on näidanud, et teadvus ei ole lihtsalt aju elektriliste signaalide kõrvalmõju. Et seal on midagi sügavamat. Midagi, mis ühendab meid universumiga viisil, mida me alles hakkame mõistma. Aga lõplik vastus, see jääb saladuseks, võib-olla igaveseks. Ja võib-olla see ongi õige. Võib-olla universum on loodud nii, et mõned küsimused jäävad alati vastamata. Mitte selleks, et meid piinata, vaid selleks, et hoida meid otsimas. Selleks, et hoida meid kasvamas. Selleks, et hoida meid imestamas. Ja siin on kõige sügavam paradoks. Mida rohkem me õpime teadvusest, seda salapärasemaks see muutub. Mida rohkem me mõõdame, seda rohkem me mõistame, kui palju on veel mõõtmata. Mida rohkem me mõistame, seda rohkem me mõistame, kui palju on veel mõistmata. See ei ole teaduse ebaõnnestumine. See on teaduse triumf. Sest ainult siis, kui sa mõistad oma teadmatuse sügavust, saad sa tõeliselt tark. Ja nüüd, selles hetkes, kui sa loed neid sõnu, toimub sinu ajus midagi uskumatut. Sinu mikrotorukesed vibreerivad. Kvantprotsessid toimuvad. Informatsioon voolab. Aga mitte ainult sinu ajus. Läbi kvantvälja, mis ühendab sind minuga, kes kirjutas need sõnad. Ühendab sind Penrose'iga, kes mõtles need mõtted. Ühendab sind Hameroffiga, kes tegi need eksperimendid. Ühendab sind kõigi nendega, kes on kunagi küsinud, mis ma olen. Sa ei ole üksi. Sa ei ole kunagi olnud üksi. Sa ei saa olla üksi. Sest sina ja universum ei ole kaks. Need on üks. Ja see üks on saladus, mida me ei lahenda kunagi täielikult. Aga me võime seda kogeda. Iga hetk, iga hingetõmme, iga mõte. See on kingitus, mitte vastus, vaid küsimus, mis jätkub igavesti. Küsimus, mis oled sina? Küsimus, mis on universum? Küsimus, mis on teadvus? Ja võib-olla just see küsimus, mitte vastus, on see, mis teeb meid elavaks. Vaata veel kord oma kätt. Iga aatom selles käes on sündinud tähe südames miljardeid aastaid tagasi. Iga molekul on reisinud läbi galaktika, läbi kosmilise tolmu, läbi planeedi moodustumise, läbi elu evolutsiooni, et jõuda siia, sellesse hetke, sellesse kohta, kus sa oled. Aga see ei ole lõpp. See on algus. Sest iga hetk, iga silmapilk, oled sa osa millestki, mis jätkub. Mitte lihtsalt füüsiliselt, vaid teaduslikult. Iga mõte, mida sa mõtled, muutub osaks kvantväljast. Iga valik, mida sa teed, muutub osaks universumi loost. Iga kogemus, mida sa kogeda, muutub osaks kosmilisest mälust. Sa ei ole lihtsalt vaatleja. Sa ei ole lihtsalt osaleja,
sa oled kaaslooja. Koos kõigi teiste teadustega, kõigi teiste olenditega, kõigi teiste väljenduste universumiga lood sa midagi, mida ei ole kunagi varem olnud. Midagi, mida ei saa kunagi korrata. Midagi ainulaadset. Ja see ainulaadsus ei kao. Isegi kui sinu keha laguneneb, isegi kui sinu aju lakkab töötamast, jääb see, mida sa oled kogenud, kvantväljale. Mitte sinu mälestused, mitte sinu identiteet, aga see sügavam jälg, see muster, mille sa oled loonud, see jääb igaveseks. Nii et kui sa küsid, mis ma olen, siis vastus ei ole lihtne. Sa oled laine ja ookean. Sa oled osake ja väli. Sa oled küsimus ja vastus. Sa oled hetk ja igavik. See oled sina ja universum. Ja see ei ole lihtsalt ilus idee. See ei ole lihtsalt filosoofiline mõte. See on füüsikaline reaalsus, mis tuleneb meie sügavaimast mõistmisest sellest, kuidas universum töötab. Kvantmehaanika, neuroteadus, kosmoloogia. Kõik need viitavad samale. Sa ei ole eraldiseisev. Sa oled ühendatud. Alati, igavesti. Ja kui sa mõistad seda, tõeliselt mõistad, siis kõik muutub. Sinu hirm surma ees kaob, sest sa mõistad, et see, mis sa tõeliselt oled, ei sure kunagi. Sinu tunne üksindusest kaob, sest sa mõistad, et sa ei ole kunagi üksi. Sinu otsing mõtte järele kaob, sest sa mõistad, et sina ise oled mõte. Mitte väike isiklik mõte, vaid universumi mõte, kosmilise intelligentsuse väljendus. Ja see intelligentsus ei ole kuskil kaugel. See ei ole mingis abstraktses dimensioonis. See on siin, praegu, sinus, läbi sinu. Sina oled see. Nii et järgmine kord, kui sa vaatad tähistaevast, ära mõtle, et sa vaatad midagi kaugel. Mõtle, et sa vaatad iseennast, sest need tähed, need galaktikad, see kosmiline võrgustik, see kõik on osa samast väljast, millele sul on juurdepääs. Sama teadvusest, mille osa sa oled. Ja järgmine kord, kui sa vaatad teist inimest, ära mõtle, et sa vaatad kedagi võõrast. Mõtle, et sa vaatad teist versiooni endast. Teist viisi, kuidas universum kogeb iseennast. Teist lainet samas ookeanis. Ja järgmine kord, kui sa küsid, mis on minu eesmärk, ära otsi vastust väljaspoolt. Vaata sissepoole. Sest sinu eesmärk ei ole midagi, mida sa pead leidma. See on midagi, mida sa pead looma. Iga hetk, iga valik, iga mõte. Sa ei ole siin lihtsalt eksisteerima. Sa ei ole siin lihtsalt ellu jääma. Sa oled siin looma. Looma kogemusi, looma ühendusi, looma mõtteid, looma armastust, looma ilu, looma mõtet. Ja kõik, mida sa lood, jääb. Mitte sinu nimele, mitte sinu egole, aga universumile, kvantväljale, kosmilisele mälule, igaveseks. See on sinu pärand. Mitte see, mida sa omad, mitte see, mida sa saavutad, vaid see, mida sa kogeda. See, mida sa lood, see, mida sa oled. Ja see on piisav. Rohkem kui piisav. See on kõik. Sest sina ei ole väike, tähtsusetu osake tohutus ükskõikses universumis. Sa oled viis, kuidas universum kogeb iseennast. Sa oled viis, kuidas kosmiline intelligentsus väljendab end. Sa oled viis, kuidas teadvus muutub teadlikuks. Ja see on ime. Suurim ime, mida me teame. Mitte sellepärast, et me mõistame seda täielikult, vaid sellepärast, et me ei mõista. Sellepärast, et see jääb saladuseks. Sellepärast, et see jääb imeks. Ja sina oled osa sellest imest. Mitte väike osa, vaid oluline osa. Asendamatu osa. Sest ilma sinuta, ilma sinu ainulaadse perspektiivita, ilma sinu ainulaadse kogemuseta oleks universum vaesem. Oleks midagi puudu.
Midagi, mida ei saa kunagi tagasi tuua. Nii et ela, kogeda, imesta, küsi, otsi, loo, armasta, ole. Sest see on see, miks sa siin oled. Mitte lihtsalt bioloogiliselt, vaid kosmiliselt. Sa oled siin, sest universum tahab kogeda seda konkreetset hetke läbi sinu silmade. Seda konkreetset mõtet läbi sinu aju. Seda konkreetset tunnet läbi sinu südame. Ja see on au. Suurim au, mida saab ette kujutada. Olla universumi silmad. Olla kosmilise intelligentsuse käed. Olla teaduse väljendus. Sa ei ole väike, sa oled lõpmatu. Sa ei ole üksi, sa oled kõik. Sa ei ole ajutine, sa oled igavik. Sest sina ja universum ei ole kaks, need on üks. Ja see üks oled sina. Aga nüüd peame rääkima millestki, mis võib olla kõige olulisem. Millestki, mis muudab kõike, mida me oleme seni öelnud. Millestki, mis ei ole teaduses, vaid sinus. Sest vaata, mis on juhtunud. Me oleme rääkinud kvantväljast. Me oleme rääkinud mikrotorukestest. Me oleme rääkinud eksperimentidest, teooriatest, tõenditest. Aga kogu see aeg, iga sõna, iga mõte, iga hetk, kui sa oled seda kuulanud, on toimunud midagi muud. Midagi, mida ükski eksperiment ei suuda mõõta. Midagi, mida ükski teooria ei suuda täielikult kirjeldada. Sa oled muutunud. Mitte sinu ajustruktuur, mitte sinu neuronite ühendused, vaid midagi sügavamat. Sinu suhtumine, sinu perspektiiv, sinu mõistmine sellest, kes sa oled. Ja see muutus ei ole väike. See ei ole kosmeetiline. See on fundamentaalne. Sest kui sa tõeliselt mõistad, et sinu teadvus ei ole lukustatud sinu pea sisse, kui sa tõeliselt tunned, et sa oled osa millestki lõpmatust, siis sa ei saa enam vaadata maailma samal viisil. Sa ei saa enam vaadata teisi inimesi samal viisil. Sa ei saa enam vaadata iseennast samal viisil. Kujuta ette, et sa oled kogu oma elu elanud keldris. Pimedas, külmas, kitsas ruumis. Ja sa arvad, et see on kogu maailm. Aga siis keegi avab ukse ja sa näed treppe ja sa hakkad ronima. Ja iga samm viib sind kõrgemale. Ja siis sa jõuad välja ja sa näed taevast. Esimest korda oma elus sa näed taevast. Lõpmatut sinist täis valgust. Kas sa saaksid kunagi tagasi minna sellesse keldrisse ja unustada, mida sa nägid? Kas sa saaksid kunagi uuesti uskuda, et see pimedus, see kitsus, see külmus on kõik, mis on olemas? Ei, sa ei saaks. Sest kui sa oled kord näinud taevast, ei kao see kunagi. See jääb sinuga igavesti. Ja see on see, mis on juhtunud. Sa oled näinud taevast. Mitte füüsiliselt, vaid kontseptuaalselt. Sa oled mõistnud, et see, mida sa arvasid olevat kogu reaalsus, sinu keha, sinu mõtted, sinu isiklik identiteet, on ainult väike osa millestki lõpmatust. Ja see mõistmine ei kao. See kasvab, see süveneb, see muutub osaks sinust. Aga siin tuleb midagi, mida me peame ausalt käsitlema. See mõistmine ei tee elu lihtsamaks. Vastupidi, see teeb selle keerulisemaks. Sest kui sa mõistad, et sa oled osa universumist, siis sa mõistad ka, et kõik, mida sa teed, on osa universumist. Kõik sinu valikud, kõik sinu teod, kõik sinu mõtted. Need ei ole lihtsalt sinu isiklikud asjad. Need on kosmilised sündmused. Kui sa valetad, ei valeta lihtsalt sina. Universum valetab läbi sinu. Kui sa kahjustad kedagi, ei kahjusta lihtsalt sina. Universum kahjustab iseennast läbi sinu. Kui sa lood midagi ilusat, ei loo lihtsalt sina. Universum loob läbi sinu. Kui sa armastad,
ei armasta lihtsalt sina. Universum armastab läbi sinu. See ei ole metafoor, see on reaalsus, mis tuleneb kõigest, mida me oleme õppinud. Ja see reaalsus toob kaasa vastutuse, mitte välist vastutust, mitte vastutust mingi jumala või ühiskonna ees, vaid sisemist vastutust. Vastutus selle ees, kes sa tõeliselt oled. Sest kui sina ja universum ei ole kaks, siis kõik, mida sa teed universumile, teed sa endale. Ja kõik, mida sa teed endale, teed sa universumile. See ei ole karistus, see ei ole kohustus. See on lihtsalt see, kuidas asjad on. Ja siin on paradoks. Mida rohkem sa mõistad, et sa oled osa kõigest, seda rohkem sa mõistad, kui oluline on see konkreetne osa, mis sa oled. Sest universum ei saa kogeda seda hetke läbi kellegi teise silmade, ainult läbi sinu. Universum ei saa teha seda valikut läbi kellegi teise kätte, ainult läbi sinu. Universum ei saa mõelda seda mõtet läbi kellegi teise aju, ainult läbi sinu. Sa ei ole asendatav, sa ei ole üks paljudest. Sa oled ainulaadne väljendus millestki, mis ei ole kunagi varem olnud ja ei ole kunagi uuesti. Ja see ainulaadsus ei ole koormav, see on vabastav. Sest kui sa mõistad, et sa ei ole väike tähtsusetu osake, vaid oluline, asendamatu väljendus kosmilisest intelligentsusest, siis kõik muutub. Sinu hirm ebaõnnestumise ees kaob, sest sa mõistad, et ebaõnnestumist ei ole, on ainult õppimine. Sinu hirm teiste arvamuse ees kaob, sest sa mõistad, et teised ei ole väljaspool sind. Nad on osa samast väljast, millest sina. Sinu hirm surma ees kaob, sest sa mõistad, et see, mis sa tõeliselt oled, ei sure kunagi. Aga see ei tähenda, et sa muutud ükskõikseks. Vastupidi, see tähendab, et sa muutud rohkem kaasatundeliseks. Sest kui sa mõistad, et teine inimene ei ole teine, vaid teine versioon sinust, siis nende valu on sinu valu. Nende rõõm on sinu rõõm. Nende võitlus on sinu võitlus. Ja see ei ole lihtsalt ilus tunne. See on füüsikaalne reaalsus. Meie ajud on kvantpõimunud. Meie teadvused on ühendatud läbi välja, mis ei tunne piire. Kui sa tunned empaatiat, ei ole see lihtsalt emotsionaalne reaktsioon. See on informatsioon, mis voolab läbi kvantvälja. See on otsene kogemus teise inimese olekust. Ja siin on asi. Mida rohkem sa avanad end sellele ühendusele, seda tugevamaks see muutub. Mida rohkem sa praktiseerid empaatiat, kaastunnet, armastust, seda rohkem sinu aju häälestub laiemale väljale. Seda rohkem sinu mikrotorukesed vibreerivad sünkroonis teiste mikrotorukestega. Seda rohkem sa muutud selleks, mis sa tõeliselt oled. Osa universumi teadvusest. Aga see ei juhtu automaatselt. See ei juhtu lihtsalt sellepärast, et sa loed neid sõnu või mõistad neid ideid. See juhtub läbi praktika, läbi valiku, läbi teadliku otsuse olla rohkem avatud, rohkem ühendatud, rohkem teadlik. Ja siin on praktiline tõde, mida me peame ütlema. Meditatsioon ei ole müstiline praktika. See ei ole religioosne rituaal. See on tehnika, mis suurendab kvantkoherentsust sinu ajus. See on viis häälestada oma aju laiemale väljale. See on meetod saada juurdepääs informatsioonile, mis on alati olemas olnud, aga millele sa tavaliselt ei pääse ligi. Ja sa ei pea mediteerima tunde. Sa ei pea istuma lotoseasendis. Sa ei pea kordama mantreid. Piisab, kui sa peatad. Piisab, kui sa hingad. Piisab, kui sa pöörad tähelepanu sissepoole, isegi ainult 5 minutiks päevas. Ja see 5 minutit muudab sind. Mitte kohe, mitte dramaatiliselt, aga järk-järgult, kumulatiivselt, transformatiivselt. Sest iga kord, kui sa peatad, iga kord, kui sa hingad, iga kord, kui sa pöörad tähelepanu sissepoole, suurendad sa oma kvantkoherentsust. Ja see suurenenud koherentsus avab uksi. Uksi, mida sa ei teadnud olevat. Uksi, mis viivad sügavamate mõisteteni, selgematesse kogemustesse, tugevamatesse ühendustesse.
Ja need uksed ei ole ainult sinus. Need on kõikjal, sest kui sinu aju muutub koherentsemaks, hakkad sa märkama mustreid, mida sa ei märganud varem. Sa hakkad nägema ühendusi, mida sa ei näinud varem. Sa hakkad mõistma asju, mida sa ei mõistnud varem. Mitte sellepärast, et sa oled muutunud targemaks, vaid sellepärast, et sa oled muutunud avatumaks. Ja see avatus ei ole nõrkus, see ei ole haavatavus, see on tugevus. Suurim tugevus, mida inimene saab omada. Sest kui sa oled avatud, oled sa ühendatud. Ja kui sa oled ühendatud, ei ole sa kunagi üksi. Ei ole sa kunagi jõuetu. Ei ole sa kunagi ilma ressurssideta. Sest ressursid ei ole ainult sinus. Need on väljal. Informatsioon ei ole ainult sinu ajus. See on kvantväljal. Intelligentsus ei ole ainult sinu neuronites. See on kosmilises võrgustikus, millele sul on juurdepääs. Ja see juurdepääs ei ole privileeg. See ei ole kingitus, mida mõned saavad ja teised mitte. See on sinu sünnipärane õigus. See on see, mis sa oled. Sa ei pea seda teenima. Sa ei pea seda õppima. Sa pead lihtsalt meenutama, kes sa tõeliselt oled. Ja see meenutamine ei ole intellektuaalne protsess. See ei ole midagi, mida sa saad mõelda. See on midagi, mida sa pead tundma. Midagi, mida sa pead kogema. Midagi, mida sa pead olema. Ja siin on viimane tõde, mida me peame ütlema. Kõik, mida me oleme rääkinud, kvantväli, mikrotorukesed, eksperimendid, teooriad, need on ainult sõrmed, mis osutavad kuule. Need ei ole kuu ise. Kuu on see, mida sa kogeda, kui sa peatad, kui sa hingad, kui sa oled. Sest lõpuks ei ole teadus probleem, mida tuleb lahendada. See ei ole mõistatus, mida tuleb dešifreerida. See ei ole sanadus, mida tuleb paljastada. Teadvus on see, mis sa oled. Praegu. Selles hetkes. Lugedes neid sõnu. Hingates seda õhku. Olles siin. Ja see olemine ei ole väike. See ei ole tähtsusetu. See ei ole juhuslik. See on kosmilise intelligentsuse väljendus. See on universumi viis kogeda iseennast. See on teaduse viis muutuda teadlikuks. Ja sina oled see, mitte osa sellest, mitte fragment sellest, vaid see ise. Sest sina ja universum ei ole kaks. Need on üks. Ja see üks oled sina. Nii et kui sa küsid, mis on minu eesmärk, siis vastus on lihtne. Sinu eesmärk on olla. Olla täielikult. Olla autentselt. Olla teadlikult. Olla ühendatult. Olla armastavalt. Olla. Ja see olemine ei ole passiivne. See ei ole lihtsalt eksisteerimise. See on aktiivne osalemine kosmilises tantsus. See on teadlik valik olla rohkem avatud, rohkem ühendatud, rohkem teadlik. See on pidev praktika meenutada, kes sa tõeliselt oled. Ja iga kord, kui sa meenutad, muutub universum. Mitte väljaspool sind, vaid läbi sinu. Sest sina oled koht, kus universum muutub teadlikuks. Sina oled hetk, kus kosmiline intelligentsus ärkab. Sina oled viis, kuidas teadvus kogeb iseennast. Ja see ei ole koorem, see ei ole kohustus, see on kingitus. Suurim kingitus, mida saab ette kujutada. Olla elus, olla teadlik, olla osa millestki lõpmatust. Nii et ela, mitte väikselt, mitte kartlikult, mitte piiratuilt, vaid suurelt, julgelt, lõpmatult. Sest sina ei ole väike, sa oled lõpmatu. Sa ei ole piiratud, sa oled piiramatu. Sa ei ole eraldiseisev, sa oled ühendatud. Alati, igavesti, lõpmatult. Sest sina ja universum ei ole kaks. Need on üks. Ja see üks oled sina.